Seto meediahuvilise ja tämän päevan jälkeen meil järjekordne saade ja tutvustame värsket ajalehte Setomaa. See on siis 2019. aasta jaanuarikuu number ja saatekülaline Kauksi Ülle, nagu üks. Mis meil siis tämän plaani on? Tere Rein, tere Häkulle ja kaemi siis üle ajalehe Setomaa jaanuari numbri. No aga hakkame siis pihta. Lehekülg 1. Ülesandse Hulgao umses esilehel sündmus siit samast majast, kus me praegu saadet teeme. Nimelt Hõpehelme ja Meremäe mehe Leelokoor tähist 15. tegutsemisaastat ja tollel puhul oli siis Koosere Viivika korraldanud kooriga, see on see toreda peale lõuna, kus siis sai laulda ja laulu kullelda ja juhendaja kõnelivas siis veidikesega ajalukku, mis oli huvitav. Ja lõpus tuli veel tantsu ka lüve. Ja siis avati ka Kitse külamaja. Just, et sääne kotus, millel on juba vähemalt 3 paralleelset nimme. Kõigepealt Hillekeste nulgatare, projektipaperden oli hoopis Meremäe seltsimaja ja nüüd oli juba mis Hillekest? Kitse külamaja. Kitse külamaja. Aga loodame, et võibolla see nimi vist nüüd jääs paika, aga see ongi võibolla keeruline, et ma kaemi, kus pärast rahvast kutsuma hakkas. Jah, igatahes on ilus tarekene, täm nüüd iluste õnnistat avat ja projektijuht Koosere Viivika arvas, et juba 100 kõrd vähemalt seo aastanumbri seen toda tarre tarvitadas ja ma sai aru, et mihi summal on seal juba laulukoori proovärki peetu. Nii on, lauluproov tehty. Et soovime edu tollele majakesele. Lehekülg 2. Setomaa on väga illus kaia ja Setomaal on minemise näitlemise huvilise alati olnud, tule neil loomulikust välja ja nüüd 1 aasta pingutuste tulemusena õnnestus Hardi Volmeril ja meeskonnal tetes siis valmis vahtsene Seto mängufilm Johannes Pääsukese tõeline elu. Tegemist on väga erilise filmiga. Juba esitlusi olnud alates Tartust ja Tallinnast ja Värskast ja ka kohalikun Piusa kinon, milleh küll täiuskse juba ja mitu kord kaeti Värskan üle ja näitleja sai vaikka klavain saista ja ütle sõnaga, et tükk aigu kaemist ja kõnelamist ja arutamist, et keda seal mitu sekundit näte ja väga huvitava oma siis ka taas suurempa rahva hulga ette tuudu Pääsukese originaalfilmi ja foto meenutuse siis Setomaast 100 aastat tagasi. Ja tõne hää uudis siis niiviisi, et hambatohtri Rehi Angela nakkas nüüd veebruari algusest nakkas Värskan inimesi siis tohterdama, näide hambid tohterdama. No tuo on melki üle aastat, kui nüüd siis tule hambatohtriga Setomaa valda. See on väga oluline sündmus. Kõik palju inimese uutva väga huviga. Ja siis väga huvitava intervjuu Laaneotsa Annela tenny seokõrdses Katrin Lustiga, kes ilmselt ei jäta külmässe inimesi ei Setomaal, Eestin ega ka mõnesid Ameerikan. Ja time siis kitt, et Setomaa talu oli time unistuisi väli Võromaa juuriga, aga leudse just Obinitsan kostman käve, et siin on kotus, et koos time tahtuma juuri ajada ja ostse talukese ja juba täitsa vahvalt sisse läänud, kuigi tal praegu saade võtt väga palju aigu, aga ta ütel väga ilusta, et Setomaa nüüd sääne paik, et Eesti kõige suurembitel hipsteritel pead olema, sest Kalamaja on korter ja Setomaal talu.
nii et kus suka sul juba on või? Ei, mul Kalamaja korterit ei ole, aga Setomaal talu võib olla küll. Nii et seamises eesmärgist tolle Kalamaja värgi ka. Et väga vahva sääne ütlemine, mis näütas, et Setomaa elämiskohana on väga muudulen. Ja vahtsene Seto köögi tegevjuht Orehova Irina jällegi mõtiskles tolle üle, et kuis parem pale tuua vannusöögi traditsioone tagasi. Abramsi Vahur jätkas eelmisen lehen poolele jäänu juttu aastakatsõõrist Setomaal ja kitt, kuis vanastikstu kelgutamine oli väga sääne loomulik tegevus, et esik Eesti lehed kirjutivad Setomaal. Kas sa oled ka kelgutama käinud Imahava? Tead, mina suusata. Mulle poiskene tege lumelauda ja kelku ja niiviisi, aga mina võtseses suusa välja ja tei hindale Hainamaa peale väikese isikliku raja ja see ega päiv 3-4 seal siis sõida. No, siis mõtle, pead ka tulema suur raja peale sõitma. Mul ei olegi Imahava veel suuski alla saanud. Jah, aga näed, juhtus säntsit asju ja Setomaal sportlik vald, kõik on väga moodne. Kandse juba perekond Kudrele ka ette, et alusti suusatamisega ja loodame, et kõik ses järgised tõesti eeskujule. Nii, et vald siis Setomaa valla uudis. Kelli Kittus on teinud intervjuu Vahtse Setomaa muuseumi valitu direktori Merili Marienhageniga. Paistus, et väga huvitav inimene, maailmanännu inimene, keelessuun, uue vaatenurga, nii et nagu vanast ütel Obinitsa muuseumi asutaja Silla Otsaliidid. No kaemi, mis tust asjast tule. Et oodame huviga. Vallavanem Kudre Raul nimetas väljakutsete rohkes seda vahtset aastat. Eelmine aasta oli päris keeruline, aga nüüd jällegi tule tegelda paljude asjuga, et kuis rahvastikaks inäppi vähene siia ja kuis toime tulla ja et tal on palju ülesandit, aga ta kaes lootusrikkalt vahtse aasta peale nii kuiks. Setomaa vallavalitsus uut tunnustamises kandidaate, andas aukodaniku tiitlite, teenete medalit, aukirju, et siis kõik Setomaa ajalehen oleman. No võt siia peadki värske uudise ka vahepeale ütlema, et Timo Margus sai presidendilt medali või saa veel õigemini. Tol täitsa orden. No, lausa orden. Tol lausa orden. Ma arvan, et taas on väga hää valik, aga ega sesse vaata kitat nagu naabrimiist, aga hinnest pead ka kitme. Mul on juba intervjuu Margusega inne toda uudist valmis ja tule järgmisen lehen. Läts nii. Nii et tulge üllema, nagu tahate tiida, mis tuleviku juhtuma. Ja, õige. Selgelt nägi, et tule proovin. Nii, ja siis valmistades siin ette ka Riigikogu valimiste jaos, nimetades ära Kossumaa jaoskonna ja kos saa valida, aga tuum siis ka Setomaa lehen näta ja siis Värska noortekeskust Triinu Arund juhataja veidikese tutvustas, mis vahtsel aastal tegevust tule ja noore Setomaale toetusskeemi taotlusi vooru pikendedi ja karikavõistluse ujumisen tuleva ja ära. No siin jah pead nüüd ütlema ka saatekaajatele, et tõene veebruar on tuu kuupäev ja kaes nüüd inne 2. veebruari, siis on viil aigu noored Setomaal toetusskeemi taotlusi esitada. Ja ujumisvõitlusest osa võtva, aga selgelt nägi, et samaanega Värska ninep tutvuda ei saa. 26. jaanuaril oldu eriline õtak ära ja õnnestud olest kogemata osa võtta ja tõepoolest oli väga huvitav. Ja siis üks väga oluline teema talvel ahu kütmine ja Ellermäe Eve Obinitsa muuseumi tarest
kirut siis veidikese tollest, kus Obinitsa muuseumi tarre vahtsene ahi ehitati ja and veidikese näpunäited, kus Potsepa opasiva kus tule ahju kütta, et ahju tuld panda hoopis üllespoolt, nii et ta levis allapoole. No küll osadel traditsiooniliselt altpoolt ülespoole tulealustail rassedada kullelda. Aga sai kotun proovitus ja nii ka lätt. Ja muidukina üldse tolle tulega, et panes inimestele süäme peale, et kõik oma ahu ümbruse ümbre, tuleohutuse seisukohast ümbre, ärki hoidke bensiini ja küttepuid kuskil keldren, ärki pank õksal ahu ette mingi metallist või klaasist ahuplaadi ja õkset nagu tuleohtlik ei ole, sest tulega on sääne asi, et time ei kysy. Ta võt tollele ohtlik, kes on lohakas ja tõsile ka ohtlik, et kõik talvel tulega ette. Nojah, ütelge, et vagasjalt vist nadi Vagja saina, aga tuli jätta todagi. Paraku jah. Ja siis Värska gümnaasium võtt õppele juhataja konkursi kõrran tööle, suusasari tule ja Setomaa siis setokiilne osa jätkus Nassari Elvi tõse osaga Petseri põllutöökoolist, et mida siis põllutöökoolin nagu rõhku panti, näites siin kirjutat, et mingi aig panti rõhku kanakasvatusele. Ehitati vahtsene mooduline kanala, oli kannu joosuaia, puudutunne meisterdati kontrollpesa, kannu tõuarutuse jaost osteti väljahaudmisaparaat, inkubaator ja nii edasi, et võeti inimesi põhjalikult ette. Aga mis aastast ta kõneles siin? 30-ndatest, 32. Nii, ja siis on väike reisikiri ja foto, kus mi Hõrnariikaga kävemi siis Marimaal Untso külas 2011. aasta Soome-Ugri kultuuripäälinna avaman. Tollel kultuuripäälinnal siis on marikiinne nimi Untso ja venekiilsiten dokumenten Sorunža. Ja igatahes oli väga huvitav avamine ja nagu siit pildest näed, sai siis oli seal siis hobestega uue aasta puhul ringi ajamine, noore maskega sandittiva, kikas ennust neiodele, et kes saa mehele vai et määne aastak tule ja sõnaga, et ka lipuväljakul sinna ehitad küla keskele ja siis, kui lava peal tantsevas siis noore ja kõiksugu rahvatantsurühmas, siis rahvas samal laul lavaiin lei ka kaasa. Et oli väga uhke ja vanaisite elementidega avamine ja paistus, et tuu saa väega vahva kultuuripäälinna olema. Ja Nassari Elvi siis kirjutas veel ka tõseloo Istja. Istja oli vanaaauline tüü ja ilopaik, seal sest tütelatse opseva ütstõselt käsitööd ja teive oma veimevakka ja noorte vanemba ja siis noormehe esi käves siis kaeman tüdrikit, et kes kus tüüd tege, kes kus välja näge ja seal siis ütehko ilotati, kuljatati, seal saati siis tuttavas ja tuu oli siis siukene nagu komme. Praegu ma juba edimetse kirjad tulnu, et Istjat olen käsitöö tegemise mõtten, sest korraldadas nüüd ka Setomaal egal nukan mõni. Ja siis Setomaa liit käivitas Setomaa edendusfondi, kohe saa siis annetusi teeta, et siin elu viil rohkem edenesi ja tule ka väikene võistlus, et Eesti Kirjanike Liidul tõlkmisvõistlus ja seokerdumses võimalik ka eesti keeles setokiilde tõlki. Et 3. märtsis on võimalik, et toda tule siis kaia hoolega. Nojah, siin oli selle leheküle peal oli kaks väga olulist kuulutust, et jah, meil on nüüd see Setomaa edendusfond ära tehtud ja sinna on tõepoolest oodata kõik igasuguse toetuse, et siis Setomaa ellu edendada ja kindlahe
proovige kõik, kas te saate tõlkimisega või siis ümberpandmisega eesti keelest seto keelde hakkama ja tulevikus ma arvan, et on ka võimalus ja väga palju võimalusi, et meil on alati tõlkijatest puudus olnud, kes mõista siis seto keelt hästi või seto keelde hästi ümber panda. Ja siis tuleb viimane lehekülg oma õnnitluisiga ja siis seokord pidime jällegi ka nekroloogi valmis kirjutama, kuigi Paul Pihlak oli Setomaaga lähemalt seotu umbes 5 aastat, jõudseda siin Sõski talu osta, üles ehitada ja maha müüa, naase võtta, kats poiga sündü, aga paraku enne kui ta tõist pojakest nägi, pidi ta siis äräki minema. Ja siis kävemi ka Setomaa esindusega Matussil ja tuletimi veidikese ajalehen miildetime väega lennukit ideid, millest mõne oma säntse, et kunagi võidu nii minnekina, nagu ta ennust. No vot, sääne sai meil siis Setomaa lehe jaanuarikuu numbri tutvustus. Kui teile mi saade miildu, siis kindla näudake pässe, vaatage sinna nupu peale ja seal on ka üks nupp telli, et vaatage ka sinna ja telke hindele Seto Meedia kanal, siis oled ka kursis tuuga, mis siis siin jälki meil huvitavalt juhtus. Ma või rõõmustada kulleid ja sinnu, et ajalehe telmine ongi suurenenu ja ajalehe kioskitest ostmine on ka suurenenu. No, ma arvan, et meil on tullen oma osa. Jah, ja siin on kogu aeg just nagu tekst all, kus on siis meiliaadress ja telefoninumbri, kost kaudu saate ajalehte telli selle, et leht tule enne kodapostkasti noille, kes elas Setomaal, aga meil on väga palju setosid mujal puhul Eestimaal ja nupjat lehe telme. Ja kui odavapalt tahtvasest tuleva Setomaale elame. Täpselt nii. Kõike kõige paremat.